hüppe ja 7, 8 ja võta nüüd jalg ligi, külg ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aega on 1, 2, 3 ja 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, vaju. Ja. 1, 2, vaju. Veel. 1, 2, ja. 1. Me proovime kasvatada tantsijatest mitte võistlevaid isikuid omavahel, vaid loovaid inimesi, kes suudavad ise luua. Ja see tähendabki, et võib-olla need kavad võib-olla ei ole nii täiuslikud ja nii väga ära nagu lihvitud, küll aga suudavad meie tantsijad ise luua, see on loomulik, nad ei karda, et seda me nagu õpetame. No see on niisugune kauaoodatud laager nüüd ikkagi olnud, et lapsed tahtsid, meie ise tahtsime ja näha on, et see on midagi, millest nüüd on puudust tuntud päris pikka aega. Et just see, et sa saadki koos olla, sa saad tegutseda ja treenerid samamoodi, sest et ega me iga päev ju kõik seal majas ei kohtu ja iga treener tegeleb seal, käib omal ajal, et ei viibi ju päev otsa seal koos. Et see parandab kindlasti ka seda nii-öelda treenerite omavahelist nii-öelda energiat ja suhtlust, sest et siin oleme ju kogu aeg koos, ja lapsed ka, et tunnevad üksteist ja saavad jälle nii-öelda ühiselt olla. Loomulikult meil ei ole kõiki tantsijaid siin laagris, et ei ole täisgrupid, aga praegu tänaseks nüüd, mil meil on juba 5. päev või mis me siin oleme, 5. päev, et nüüd on juba selline rahu tekkinud ja kõik on harjunud, et jälle olemegi koos, et alguses oli isegi võib-olla lastele natukene selline ehmatav, et ja nüüd olengi 10 siin päev läbi toas, ma olen üksi kodus harjunud olema, et see on selline hästi mõnus feeling. Mind treenerina inspireerib tohutult see, kui lapsel on sära silmis ja ta on nagu midagi uut õppinud, ära teinud, et nad võivad tulla nagu trenni ja siis nad ütlevad, tead, mille ma ära õppisin. Või siis kas või trenni ajal, et jaa, mul tuli välja. Kui mina olin nooremas rühmas, siis mina vaatasin ka ikka treenereid alt üles ja kogu aeg samamoodi laagrites, et kuidas nad siblivad ringi ja kogu aeg on nii palju tegemist ja siis tulevad ja aitavad ja õpetavad ja suunavad, et see oli selline väga huvitav ja nüüd, kui mina ise olen treener, siis on nagu hästi huvitav nagu mõelda, kuidas see on justkui muutunud, et nüüd olen mina see, kes noori abistab ja tahab neid innustada ja motiveerida igatepidi. Otsime oma meeskonda inimesi, kes suudavad luua, suhelda lastega, proovida teha midagi uut ja ei suru neid lapsi nii-öelda alla, vaid tuua välja nende laste tugevused, mis selles rühmas just on. Ja me annamegi küllaltki palju vabadust ka kavade osas, et mis neid õpetajaid inspireerib. Mõnikord inspireerib mõnda õpetajat tänavatants, teist õpetajad võib-olla loodushääled. Oleme ka kogenud seda, et kui me anname väga kindlad raamid ette, siis treenerid võivad kinni joosta sellest ja sealt võib-olla ei tule midagi, aga kui me laseme need treenerid ka lahti, et me ei pane neile seda raami peale, siis tuleb väga huvitavaid asju, aga see on usalduse küsimus jälle. Et meie peame treenerid usaldama ja treener lapsi ja selline kombo. Siis sa teed laksu ja teed koos kätega ringi. Kohaspetsiifiline tants aitab tuua tantsu inimestele lähemale ja rohkem kättesaadavaks, et
sa saad tantsida tegelikult igal pool ja tants ongi igal pool, et see ei ole päris ka nii, et peab olema kindlasti mingisugune plats selle jaoks ja selle jaoks me täna sellist avastusretke teemegi, et saate ise ka natukene uurida ja katsetada, kuidas saab tantsida ka siis teistes kohtades. Võib-olla kindlasti üks tugevus meie jaoks alati on olnud selline improviseerimisoskus ja see, et ikkagi lapsed juba väiksena suudaksid luua oma liikumisi, et neil oleks nagu, et tuua välja see iga lapse eripära ja tema enda nagu liikumiskeel ja julgus nagu neid liikumisi ka teha ja teistele näidata. Et improvisatsioon on tunnetuse küsimus ja et isegi täisimpros, ma leian, on mingid reeglid, et meil on reegel, et me peame kuidagi liikuma, aga rohkem reegleid ei ole justkui. Ja hea improvisatsioon, ma arvan, tuleb siis, kui on neid nii-öelda kokkuleppeid järjest vähem. Ehk siis alustatakse selle pealt, et neid nii-öelda kammitsaid on nagu rohkem ja siis kuidas tantsija areneb improvisatsiooni sisse, kuidas ta õpib sellega, kuidas ta kohaneb sellega. Et mul endal oli Viljandi aegadel oli hästi raske alguses ennast ruumis hästi vabalt tunda. Aga kui sa muutud teadlikuks tantsijaks, siis sa näed ruumis nagu rohkem tahke kui ainult esiplaan. Sa õpid nägema kõiki külgi, kõiki nurki, stangesid, teisi tantsijaid, nende kehasid, kuhu minna, mida teha, võib-olla üldse mitte teha. Et improvisatsioon on niisugune hästi ilus asi. Mida on tantsijale vaja? Siin on väga palju variante. 8. Muusika. Palju raha. Palju raha. Give me money. Äkki nagu mida on tantsijale, mida on vahet ära, jääb nii, las mõtlevad. No vot, ma just ütlesin, et me lootsime ühe aja kohta tegema, aga kui Mis maailmas ei, keegi ütles, ausalt, keegi ütles ja ma ütlesin kohe, et arvestades seda, et nad juba ootavad, siis meil läheb siin pooleli. Rebelid. Meil oli ka ikkagi need ööhäired väga suur teema, ootus, ärevus, magada ei saanud, ootasime, et no kuna see nüüd tuleb. Sul tuli midagi? Mida rutem te ennast rühmadesse saate, seda rutem te saate tagasi magama, seda rutem me saame selle asjaga ühele poole siin toredasti. Et 4 loe tähendab seda, et sa jätad oma numbri meelde ka. Ja alustame nüüd uuesti. Tasa? Ja läks. 3! Mis need soos on need? Rästad. Mis need nimed on? Mingi... Noodid. Rästad sobiks. On mingi rästad ju? Ei. Sa pole kuulnud või? Mees, millega sa soost lähed, et sul see vesi? Kas need näevad välja nagu mingi soov? Jaa, aga tegelikult see on sellised kepid. Okei, on. Actually, aga vaata, see näeb actually välja. Äkki nad ei oska joonistada lihtsalt? Ei, aga actually. No siis ma kirjutan rästad. Anna talle järgi, anna nöörile järgi ka vahepeal, jah?
ja loksuta ja ta peaks nagu tulema ju iseenesest. No, siis mine. Millest ma olen tänulik, et ma siin olen käinud, et olen saanud hästi palju sellist mitmekülgset lähenemist, et ei ole nagu seda spetsialiseerumist võib-olla nii palju olnud, et jäänud mingisuguse stiili juurde ja selles nagu väga kõvasti arenenud, aga et just nagu hästi palju erinevaid õpetajaid ja erinevaid stiile ja hästi palju oma loomingut. Ma arvan, et treenerina mind inspireerib kõigepealt muusika, sest et on neid, kes leiavad ainest, ma ei tea, päiksetõusust, viljapõllust, nii edasi. Et minu puhul on alati see, et ma leian õige loo, mis mind kõnetab ja siis selle peale hakkab nagu tekkima tervik, et siis tavaliselt on ka see, et minu kavad valmivad pigem kiiresti. Et ma lähen saali ja kui mul siis nagu mõte liigub selle muusikaga, siis tuleb hästi. Kõige parem meel on selle üle, et me selle poiste suunaga alustasime, sest see tegelikult nii klubi sellisele igapäevasele hooajaõhkkonnale kui ka laagritele, see on nii palju juurde andnud, et ikkagi see selline kirju seltskond, et see on hoopis teine. Sa saad selle jäätuse, kui sa oled trennis ja ma ütlesin, okei. Mul oli see, et ma lõpetasin jalka ära, ma olin nagu iga kodus olles. Ma mõtlesin, ma oskan nagu juba nagu natuke tantsida, siis tema mõtles, et palun nüüd juba tantsma siia nagu. Helen otsis poistetreenerit või meestreenerit ja raske on võib-olla leidagi niimoodi, et kes jääks. Eks ma olin ka toores, kui ma tulin, aga ma kasvasin koos kooliga küpsemaks. On niimoodi, et jah, poisslapsed tulevad breiki õppima küll, sest see on selline sõna, mis nagu tõmbab ligi ja see tundub selline atleetlik ja dünaamiline ja vinge ja siis, et kui ma seda teen, siis ma olen lahe. Aga kui nüüd poisid tulevad ja satuvad tantsukooli sisse näiteks, siis ei ole, algus on neil breik ja breiki nad muidugi armastavad, aga mingi hetk nad saavad aru, et on veel. Ma ehitangi tundi üles, suures osas ka on kohustuslik osa breigiõppest on nii-öelda improvisatsioon. Ehk siis me kutsume seda cypher ehk ring, ehk lahinguväli. Nagu capoeiras on selline rooda vist, kui ma ei eksi, et see on energia, see on tegelikult energiaring, et selles mõttes, et seal on niimoodi, et ei ole võitjaid, aga on mingid reeglid. Mind hoiab värskena see, et õpilased ise, et soov mitte neile alla jääda, soov endiselt neile kuidagi muljet avaldada või nagu neid motiveerida. Poisid, kas kuskil oli mingi tantsujärgmega? Meil on tšõmm. Poisid? Ja tüdruk? Ei, no sa olid Heili tagavarjus, ma ei näinud. Saalis seal on. Nii, aga miks te siis seal ei ole?
pead olema üliplahvatuslik ja ülivärske ja see taastumine on nii raske selle ala puhul, et selline tunne on võhmaliselt, nagu kui sa teed korraliku breigiseti, siis sul on niisugune tunne, nagu sa jookseksid 100 meetrit sprinti, aga maratoni võtmes, et pikalt. Ma ise noorena õppisin niimoodi, et õppisin vigadest. Et kui läksin ülbeks, sain nii-öelda peksa, siis sain aru, et okei, ma ei ole nii hea veel. Ja natuke nagu seda õpetada, et sa võid hästi ruttu tehniliselt hästi heaks saada, aga see ei tähenda, et sa oled valmis. Et sellepärast sa veel võitma ei hakka midagi. Et see on see point. Et see nagu, ütleme, teatud asjad tulevadki ajaga. Et on tunde, et nad ei taha midagi sellist tavapärast, et mõned liigutakse ka tantsukoolide vahel, eks ju, ja siis ongi see, et otsitakse täpselt seda, mis sobib. Et võib-olla mitte sellist tantsukäsitlust, võib-olla mitte ainult treeningutele fokusseerimist, et kogu seda tausta ka seal taga, et ei ole see, et sa iga kord tantsusaalist tilkudes sealt välja jõuad, vaid seal on ka see taust, eks ju, et sa tegelikult õpetad inimest ja õpetad elu sellele tantsijale ja see käib läbi tantsu. Et see on see, mida tegelikult paljud otsivad, et ei ole lihtsalt trend. Eelmine aasta me ju ei saanud laagrit teha ja see aasta, kui me oleme saanud olla oma grupid koos, magada koos, suhelda koos, mitte teha distantsilt, sa hindad seda nii palju, seda päris suhtlust, kõik on õnnelikud, treenerid on õnnelikud lihtsatest asjadest, isegi sööklas söömisest on rõõm. Et sa hindadki neid väikeseid asju, et sa näed, et see on nii oluline nende noortega ja ka iseendale oma inimesi nagu näha kindlasti, sest et ei tea ju, mis saab, et see on suur luksus, et me ikkagi seda laagrit saame teha.